Viimsi muusikakool on üks omapärane kool, sellepärast, et ta sündis Eesti NSV tingimustes sisuliselt esimese erakoolina. Selle kooli avas Kiirovi nimeline kalurikolhoos 1977. aasta septembris. Et samal ajal avati ka kunstikool, nii et sellel suvel siis kolhoosi üldkogu võttis vastu otsuse oma töötajate lastele niisugused koolid avada. Ja meie esimene avaaktus oli siis 8. septembril 1977. Esimese aasta me töötasime tollase kolhoosi kultuuriameti ruumides. Aasta hiljem tehti meile siis natukene sobivamaks üks individuaalelamu, mis kuulus kolhoosile, ja seal me töötasime siis peaaegu 20 aastat. 90. aastate alguses, kui toimusid suured muudatused siin meie riigis, siis võttis selle kooli üle Viimsi vald. Ja 1996. aastal, see on siis pisut enne meie järjekordset aastapäeva, siis me saime kolida siia praegusesse majja, mis asub siis Rohuneeme tee 38. Ja siin oli vaja ka teha mõningad muudatused, mõningaid ruume ümber ehitada, aga me saime ta endale enam-vähem sobivaks ja oleme päris rõõmsalt siiamaani toimetanud, aga kipub natuke väikseks jääma. Nii et selles mõttes me mõnes mõttes hea meelega ootame neid uusi ruume. Teisest küljest on meil muidugi natukene kahju ka siit lahkuda, sest sellel majal on üldiselt hea aura. Oli juba enne meie siia tulekut hea aura ja mulle tundub, et me oleme suutnud seda säilitada. Viimsi muusikakool käib praegu 44. aastat. Täpset õpilaste arvu, kes siit aastate jooksul läbi on käinud, ma isegi julge praegu öelda, sest läbi käinud on siin palju rohkem, kui on lõpetanud. Me ei ole ka seda lõpetamist alati pidanud niivõrd tähtsaks, sest et kõik, mis inimene omandab, ükskõik kui palju ta omandab, et see talle kindlasti eluks midagi kaasa annab. Meil on päris palju õpilasi ka jätkanud oma muusikalist haridusteed siis kesk- ja kõrgemas astmes. Kõik ei tule kindlasti praegu meelde, aga ma võin näiteks tuua meie enda õpetajad. Tšelloõpetaja Ain Kuut on meie vilistlane, löökpilliõpetaja Kaspar Ernesaks on meie vilistlane, siis viiuliõpetajana Kiilis töötab üks meie viiuli eriala lõpetaja. Ersos on praegu 2 meie vilistlast mängimas, et suuremale publikule on kindlasti rohkem tuntud need inimesed, kes kergema muusika poole peal on üles astunud. Siin võib nimetada Hanna-Liina Võsa, laulja Bläki, Mikk Tammepõld, ansambliga Raamamaama, siis varasemast perioodist ka Tarvo Jaaksoo ansamblis Jääär, trummar Ott Adamson ansamblis Põhjakonn. Ja praegu on ka päris palju meie vilistlasi õppimas kas Otsa koolis või Muusikaakadeemias. Meil on üks ruum, 70 ruutmeetrine, mida me nimetame niimoodi õrnalt meie saaliks. Ja kui me selle saime selle majaga koos, siis see oli tegelikult väga suur asi, et see mõjus meie töö kvaliteedile ja õpilaste mängu kvaliteedile väga palju. Ja selle tõttu me natukene loodame ka sellelt uue maja saalilt palju. Ja me saame oma klassikontserte teha praegu siin oma saalis, õpetajad oma lapsevanematele teevad, aga suuremaid kontserte me siin muidugi teha ei saa, sest orkester on ise juba, kui orkester teeb proovi, siis on see ruum juba täis. Et kui on üle 20 mängija, ja siis siia enam publikut ei mahuta. Nii et oma suuremad kontserdid me oleme teinud väljaspool maja, siin talvised kontserdid sageli kohalikus kirikus, suuremaid kontserte oleme teinud ka Mustpeade majas ja mitmel pool, kus me parajasti teha saame. Nii et kahjuks jah, selle saaliga me praegu väga palju niimoodi tegutseda ei saa. Meil on hea meel, et on olnud piisavalt palju õpilasi, kes tõesti tahavad süvendatult õppida, sest ega pilli õppimine ei ole väga kerge töö.
see nõuab hästi palju enesedistsipliini, individuaalset tööd ja selle tõttu on see võib-olla ka mõneti raskem kui mõni muu selline huvitegevus. Aga neid on jätkunud ja on olnud ka väga palju neid, kes ka jätkavad pärast oma muusikaõpinguid, isegi kui nad ka ei jätka päris kohe oma muusikaõpinguid, siis nad jõuavad mingil hetkel selle muusikalise tegevuse juurde tagasi. Ja kuivõrd Viimsi valla elanike arv ju kogu aeg suureneb, siis ma loodan, et ikkagi suureneb ka nende õpilaste arv, kes on sellest huvitatud. Ja meil on ka mõned täiskasvanud, kes meil siin koolis õpivad, nii et võib-olla on uutes tingimustes ka nende jaoks natuke rohkem ruumi, sest praegu me võtame eelisjärjekorda siiski lapsed ja siis alles, kui jääb ruumi ja mahti, siis anname võimaluse täiskasvanutele. Praegu hetkel on meil 164 õpilast pluss 2 täiskasvanut, ega see maja palju rohkem välja ei kannata ka, sest et muusikaõppekava on juba selline, mis sisaldab mitu õppeainet ja tundide arv ühel lapsel on nädalas päris suur. Et see võtab maja mahtuvusest päris palju ära. Õpilaste arv kindlasti võib suureneda ja peabki suurenema. Ma lihtsalt arvan, et see ei tohiks suureneda kuidagi plahvatuslikult, ta peaks suurenema sammhaaval, vaadates siis nende uute võimaluste poolt pakutavat. Kindlasti saab seal avada uusi õppekavasid. Väga oleks vaja meie sümfonietorkestri jaoks avada näiteks klarneti õppekava, Metsasarve õppekava. Võib-olla saaks kas või esialgu valikainena pühenduda rohkem ka džässile. Meil on küll praegu džässbänd, mis tegeleb, aga otseselt džässi õppeaineid meil ei ole. Et ma arvan, et uued ruumid annavad ikkagi väga palju võimalusi midagi uut pakkuda. Ja ka samuti koosmängule, et juba juttu oli natukene meie džässansamblist, meil on ka keelpilliorkester, puhkpilliorkestrid 2 tükki. Sümfonietorkestrit me lihtsalt oma ruumides siin kokku panna ei saa, sest nad ei mahu siia saali ära. Ja hakata rentima kusagilt mingit muud saali ei oleks ju muidu probleem, aga see pillide vedamine iga nädal sinna ja tagasi on küll üsna ületamatu asi. Et selles mõttes ikkagi üks hea muusikakool vajab ikkagi ühte head saali. Õpetajaid on 23 ja on tore öelda seda, et meil on siin väga staažikaid õpetajaid, kes vaatamata võib-olla sellele, et nad väga kaugele on kolinud, käivad siin endiselt tööl, aga samas ma võin öelda ka, et meil on ikkagi kaader kogu aeg noorenenud, et siin 11 inimest on meil alla 35 aasta ja küllap siis uute õppekavade avanemisega tuleb neid noori õpetajaid ka juurde. Ma arvan, et kui seda oskaks sõnades öelda, siis ei oleks seda muusikat vajagi. Et küllap ta tõesti on lihtsalt ajaga ennast õigustanud, küllap on see mingi niisugune muusikalise kultuuri nagu tüvitekst, nagu nüüd tarvitsetakse öelda, et mille peale saab ehitada väga palju teisi asju. Muusika õppimine on natukene muutunud küll, et kuidagi tänapäeva inimeste vajadus niisuguse show või niisuguse kergema tulemuse järgi on küll olemas. Aga ma võin öelda, et ikkagi on ka neid inimesi, kes tõesti tahavad panustada sellesse pilli õppimisse ja keskenduda sellele ja et eks see on nii nagu spordigagi, et sa pead väga tahtma ja sind peab see huvitama, et siis tuleb ka tulemus. Et tegelikult on tänapäeval ongi tore see, et seda muusikalist haridust on võimalik saada mitmel erineval tasandil, et on ka võimalik saada võib-olla tõesti natukene nendel lastel, kes lihtsalt natuke tutvuvad, mis see muusika on, natuke puudutavad üht või teist pilli ja siin on nagu erinevaid astmeid, kuni siis selle niisuguse professionaalse eelhariduseni välja. Kindlasti on natuke kahju ja see on ju ka loomulik tegelikult, sest see on meil olnud ju koduks üle 20 aasta ja ta on siiski niisugune hubane, ka lapsed naudivad seda, sest nad tulevad üldhariduskoolist, kus on võib-olla 1000 õpilast, kus on suur lärm ja suur liikumine, nad tulevad siia, ootavad siin rahulikult oma tundi, valmistavad ette võib-olla homseid üldkooli õppetunde.
natuke nagu hetke puhkavad, enne kui lähevad muusikatundidesse. Jah, muidugi on kahju, aga eks me lihtsalt loodame, et need plussid, mis sellega kaasa tulevad, on suuremad kui miinused. No eks uude majja lähevad ju kaasa kõik õpetajad ja õpilased. See ongi see, mis on kool, et ega kool iseenesest ei ole paljad seinad. Ja selle tõttu mul on küll suur lootus muusikakooli jätkuvusse. Ma arvan, et kõik muud unistused on enda teha. Kui see keskkond seda soosib, kui need ruumid on olemas, kui need instrumendid on olemas, õpetajad on olemas, siis ei ole ju miski võimatu. See jõud ja inspiratsioon tuleb ikkagi inimestest. See tuleb õpetajatest, tuleb õpilastest ja kool on üks haruldane asutus selles mõttes, et siin on iga aasta on erinev. Ühed õpilased lõpetavad, teised tulevad, kogu aeg on muutused, et siin ei hakka kunagi igav, rääkimata sellest, et muutub võib-olla sisuline töö mingis mõttes, mingid õppekavad uuenevad, mingid õppevahendid, nii edasi, aga mingit selles mõttes stagnatsiooni ei saa koolis üldse tekkida.